Mis mark on Polestar ja miks nad on teinud auto, millel puudub tagumine klaas? Polestari ajalugu ulatub tegelikult 90. keskpaika ja algselt oli tegemist ühe Rootsi keresarja võidusõidutiimiga. 2000. lõpus nimetati ta ümber Polestar Racinguks ning hakati tuunima siis Volvo autosid täpselt võidusõidu jaoks. Ja 2009 aastal muutus ta ametlikult Volvo osaks, samasuguseks osakonnaks põhimõtteliselt nagu on Mercedesel AMG, BMW'l M-division ja näiteks Seatil Cupra. Seatil pole, Cupra on alles. Ja aastal 2017 otsustasid Volvo ja Geely. Volvo oli selleks hetkeks juba tegelikult Geely omandusse läinud ja teevad Polestarist täiesti omaette ja eraldiseisva margi ning hakkavad tootma luksuslikke ja sportlikke elektriautosid. Ning juba aastal 2017 esitleti esimest Polestari ehk Polestar 1. Tegemist oli siukse kupeekerega, mis meenutas natukese Volvo S90 ja see ei olnud küll elektriauto, vaid oli pistikhübriid. 2-liitrine bensiinimootor ja tagarattaid vedas siis elekter. Juba aastal 2020 tuli välja Polestar 2 ja tegemist oli väikese pisikese luuppäraga ja see oli juba siis täiesti elektriline. Ning aastal 2024 tuli välja Volvo EX90 baseeruv linnamaastur ja see nimeks Polestar 3. Ning samal aastal tuli välja ka see samane Polestar 4. Tegemist on siukse kompaktse kupee kujuga pisikese linnamaasturiga. Ning sellel aastal peaks välja tulema ka Polestar 5, mis siis on suur luksuslik sedaan, ka sellise väikse kupeejoonega. Kõik on elektrilised ja see samane Polestar 4 tegelikult suuruse poolest mahutub Polestar 2 ja Polestar 3 vahele. Ehk ühesõnaga see Polestari number seal taga ei näita auto suurust, vaid seda, mis järjekorrast ta välja tuli. Polestar 4, Polestari 4. mudel. Polestar 4 on selles mõttes väga huvitav auto, et seal reaalselt puudub tagumine klaas. Miks see nii on? Disainer üritas teha võimalikult luksuslikku ja mugavat sõitjatruumi, kus ka tagaistmel oleks pearuumiga hästi ja tagumised reisijad tunneks ennast mõnusalt. Ning siis ühtis otsustati, et tegelikult see tagumine klaas on liiast ja seda ei peaks autol üldse olema. Väidetavalt annab see tagaistujale veidi mõnusama tunde. Kas see nii on? Seda vaatame järgi. Aga kuidas sa taha näed, kui ei ole tagaklaasi? Siia üles on paigutatud pisikene kaamera, mis kuvab siis tahavaatepeeglile siukse terava HD pildi. Aga see ei ole muidugi siin ainuke kaamera auto juures. Neid kaameraid on siin väga palju. Siin peegli küljes on kaamera, siin on veel teine kaamera. Ka siin on üks kaamera, mis näitab tahasuunda. Ka siin ees nina peal on üks kaamera ja seal peegli küljes peaks olema veel lisaks 2 kaamerat. Ehk kaameraid on sel autol palju. Ja tänu sellele on sul selle auto ümber vaade päris hea, et sul on 360 kraadi mõnus siuke panoramvaade. Ja kuna tagaklaasi pole, siis tegelikult manööverdada on üsna lihtne, sest et keskekraanile kuvatakse sulle igast suunast pilti. Nagu kõigil moodsatel autodel on siin ka loomulikult adaptiivsed LED esituled. Need triibud on päevasõidutuledeks ja siis kogu see täistulemajandus asub siin all osakonnas. Mis mulle tegelikult selle Polestari juures meeldib. Väga paljudel elektriautodel see nina on kuidagi siuke suur ümmargune mull, siuke sile ja kus ei ole mitte midagi. Siis siia on tehtud ikkagi selline väikene iluvõre, mis lisab natukene siukest nägu autole, et ta ei tundu nii ilmetu või igav. Ja Polestari üheks kaubamärgiks on need ilma raamita peeglid. Need näevad päris ägedad välja, väga stiilsed ja väga kihvtid. Ja nagu peeglitel pole raame, pole ka ustel raame. Tegemist on ikkagi ju põhimõtteliselt kupeeliku linnamaasturiga. Nendel ei olegi akendel raame. Kuna tegemist on elektriautoga, siis kapoti all mootorit otseselt ei ole. Küll aga on seal väikene panipaik, mis ei ole muidugi väga suur ja mahutab kõigest 15 liitrit. Seega siia saab panna natukene piima, moosi või siis oma laadimiskaablit.
kui siin ees nii-öelda kapoti all on ruumi küllaltki vähe asjade jaoks, siis pagasiruumis on olukord ikkagi märksa parem. Nimelt mahutab pakiruum 526 liitrit, mida on üpriski palju. Ja kõige tipuks on siin all veel eraldi siukene väike peidukas, kus saad samamoodi oma laadimiskaablid või muu kola ära panna. Ja selle põhja saad tegelikult langetada veel omakorda siuke 5 senti madalamale. Istmed klapivad alla 40-60 osas ja tegelikult selle tagumise katte saad ära võtta, siis näeb sealt otse salongi. Kui sul peaks näiteks koer olema, tahad koera vedada, siis see auto võib-olla ei ole päris sinu jaoks. See vaeseke peaks siin päris pimedas istuma. Ja autosse pääsemiseks on sul 3 võimalust. Üks variant on selline väike plastikkaart, mis auto avab. See võib muidugi sõidu ajal olema seal keskkonsoolis, sest auto selle kaardi ära tunneks. Teine variant on pisikene väike pult, mis võib sul olla taskus, mis toimib siis nii-öelda võtmevaba avamisena. Seal pole ühtegi nuppu. Ma ei tea, miks auto puldil ei peaks ühtegi nuppu olema. Ja 3. variant on, kui sul peaks olema Apple'i toodang, nagu mul, siuke väike katkine, siis tegelikult saad seda kasutada digitaalse võtmena. Kogu Polestari disain on muidugi siuke hästi puhas, siuke kliiniline. Siin ei ole liigseid nuppe ega midagi, on ainult üks suur ekraan. Aga materjalide valik on selline ikkagi väga luksuslik ja see koostöökvaliteet tundub väga-väga hea olema. Ka sõites siit kuskilt ühtegi naginat ei kuule. Juhi ees on 10,2 tolline näidikute paneel, mis siis kuvabki sulle kiirust, sõiduulatust ja siukest muud vajalikku. Ja keskel on 15,4 tolline suur keskekraan. Kui varasematel Polestari mudelitel olid need püstised, siis siin on ilusti niimoodi lapiti. Selle siukene pildi kvaliteet on väga hea. Algselt muidugi autosse sisse istud, siis see menüü tundus väga keeruline, nii et sõidu ajal ma ei leidsid mitte midagi ülesse. Aga kui sa võtad endale väikese aja ja teed endale selle süsteemi selgeks, siis tegelikult on ta päris lihtsalt kasutatav ja päris loogiliselt üles ehitatud. Ta reageerib kiiresti, ta on üsna siuke mugav kasutada. Võib-olla sõidu ajal natuke see jääb see tagumine serv kaugemale, et siit pisemaid ikoone näperdada ikkagi ei ulata. Ja siin keskel on väike rullik, millest siis eeldaks, et võiks ju saada siin menüüs ringi liikuda. Paraku see rullik on ainult helitugevuse reguleerimiseks või siis loo pausile panemiseks või siis tagasi käima panemiseks. Kahju, nad oleks võinud selle rulliku ikkagi selle multimeediasüsteemiga ära ühendada. Aga see süsteem põhineb siis Androidil, mis tähendab seda, et sul on juba Google Maps on siin autos sees. Ühtlasi ka siis saad kasutada Apple CarPlay'd ja kõike muud moodsad asju. Aga selle ekraani lihtsamaks kasutamiseks sõidu ajal saad endale siia mõned otseteed ära salvestada, et ei pea menüüdest taga ajama. Üks nendest olulisemaid on muidugi see piirkiiruse märguande helinupuke, et see maha võtta. Selle saad ilusti endale siia shortcut'i õnneks panna. Et sõidu ajal oleks kõike lihtsam kasutada, siis tegelikult rooli peal on sul sellised puutetundlikud nupukesed. Vasakpoolne on püsikiiruse kasutamiseks ja paremaga saad siis ka mööda menüüd ringi liigelda. Ma väga ei fänna neid puutetundlikke nuppe. Varasem kogemus Mercedeste pealt ikkagi ütles, et see tehnoloogia ei ole veel päris küps ja päris hea ja päris mugav kasutada. Et sellised päris füüsilised nupud rooli peal ikkagi on märksa paremad. Ja omaette teema muidugi on siis tahavaatepeegel. See on üks digitaalne ekraan. See pilt on terav, see toimib ka pimedas päris hästi. Ainuke asi on see, et silmal võtab natuke aega, et fokusseerida sellele digitaalsele pildile. Et ma ei ütleks, et ta on sama hea või parem, kui on päris tavaline peegel. Aga kui sul tagaklaas ei ole, siis kuskilt pead taha nägema. Ja ta pisut moonutab võib-olla kaugust, nii et sa ei oska tegelikult hinnata seda, kui kaugel on taga olevad objektid tagurdades või kui kaugel tagumised autod on, kes sul järgi sõidavad. Muidugi tagurdamisel see väga suur probleem ei ole, sest et see suur keskekraan kuvab sulle siin igast küljest pilti, nii et selle järgi märksa lihtsam manööverdada kui mis iganes peegli järgi. Ja kui sul sellest digitaalsest peeglist siin saab nagu villand, siis ühesõnaga siin all on nupp, saad selle välja lülitada, nii et ta muutub tavaliseks peegliks, siis näed, mis seal tagumises reas toimub. Mis selle auto juures muidugi näge on see, et kõik versioonid tulevad alati täissuuruses panoramkatusega ja see lisab see autosse hästi palju sellist avarust ja seda tegelikult on kõige rohkem tunda just seal tagaistmel, et olen istunud nii ees kui taga siin autos ja peab ütlema, et kuidagi seal tagumises reas on see tunnetus või see
see auto olemus kuidagi nagu ikkagi väga palju luksuslikum kui siin eesreas. Ees sa oled nagu autojuht, taga oled sa siuke reisija, kellel on üsna siuke nägus interjöör ja mugav isteasend. Mille Polestar on päris ägedalt ära lahendanud, on tegelikult see meeleolu valgustus siin. Ta on siis inspireeritud meie päikesesüsteemist, nii et põhimõtteliselt saad siit valida vastavalt päikesele või planeetidele selle valgustuse tooni. Ja ühtlasi saad vajalikku infot selle kohta näiteks, et Veenuse päevapikkus on 5832 tundi. Ma ei teadnud seda enne. Nii et kui ütled kontoris, et tahaks päeva puhkust võtta, aga ühe Veenuse päeva palun, siis kui see läbi läheb, siis oled igati võidus. Selle auto baasvarustus on juba küllaltki rikkalik. Sa saad siin endale kohe adaptiivse püsikiirushoidja, 2-tsooniline kliima, vihmasensor, juhtmevaba telefoni laadimine, topsihoidjad on nii ees kui taga. Siin laeka sees on ka olemas 2 USB-C laadijat. Selle autol on standardvarustuses 8 suunas elektrit liigutatud istmed, millel on siis profiilimälud, et siis ehk siis sõitja järgi seab iste ennast kohe paika. Ja baashelisüsteem on 8 kõlariga, aga siia saab ka oluliselt parema stereo sisse tellida ja loomulikult saad kaasa ka elektrised aknad. Esimesed istmed tulevad loomulikult juba soojendusega, et ei pea muretsema, et talvel külm ja ebamugav oleks. Juhiabisüsteeme on siin peal juba standardis ikkagi metsikult palju. See auto on ju Volvoga suguluses, nii et kõik see moodne juhiabindus on ikkagi Volvo pealt ja ütleme Volvo omad, need süsteemid töötavad ikkagi väga-väga hästi. Kui baasvarustusest väheseks jääb, siis saad juurde võtta plusspaketi. Sellega tuleb siis juba 12 suunas liigutatavad elektriistmed, elektrit reguleeritav rool, mis käib läbi selle menüü, ka roolisoojendus, mis käib samuti läbi menüü, seda ma otsisin algus ikka päris tükk aega taga. Ühtsi tulevad kaasa tagumised istmesoojendused ja tagumisi seljatugeist saab elektrit liigutada seda istme nurka nii-öelda. Ja kliima on 3-tsooniline, ehk siis tagumine rida saab endale eraldi ekraani, kus siis saabki tegelikult neid istmete seljatugeist sättida, multimeediat näppida ja siis istmesoojendused sisse lülitada. Plusspaketi kõige suuremaks boonuseks võib-olla on siis 12 kõlariga Harman Kardon Premium helisüsteem. See on 1320 vatti ja see laulab ikkagi väga-väga hästi. Ja kui tahtnud veel uhkemaks minna, siis saab võtta juurde ka nappa lisapaketi. See tähendab siis istmetel sükest perforeeritud nappanahka, saad istmete ventilatsiooni, massaaži ja tagumistesse peatugedesse süksed komfort peatoed. Ja esimestesse peatugedesse lisandub mõlemale 2 kõlarit siia. See on süke hästi huvitav efekt sõites, näiteks hands-free mobiili kõne tuleb siit peatoe seest sul, mitte kõlaritest, nii et ülejäänud auto ei pea kõike kuulma, mis sa räägid. Ja ühtsi on valikus veel performance pakett. See autot kiiremaks ei muuda, küll aga saad suuremad väljad, näiteks selle 2 mootoriga versiooni puhul siis on 22 tollised väljad, kuldsed pidurisadulad ja siis ka vähe võimsamad Brembo pidurid ja võib-olla sükse disainiefektina veel kuldsed turvavöötsi autosse. Siin esimeses reas kogu see pilt on ikkagi selline puhas, soliidne, kena. Mulle meeldib see ambient valgustus siin sees. Materjalid on kallid, kvaliteetsed, nii et pigem selline luksuslik auto. Kuid nagu ma enne juba mainisin, siis tegelikult seal tagumises reas on märksa mõnusam olla kui siin ees istudes. Siin tagumises reas selle ruumiga on ikkagi väga-väga hästi. Mul põlved ei ole vastu istet. Iste minu järgi paigas, mis tähendab, et on tegelikult päris taga. Ja ka sükest õlaruumi ja pearuumi ja kõik on siin palju. Ja see panoraamkatus annab just kõige parema efekti siin tagumises reas. Just selline meeleolu valgustus, et kogu see läbi auto jooksev süke kena meeleolutoon loob siin taga kuidagi väga sükse luksusliku olemuse. Ütleme, et kui selle plusspaketiga saad oma seljatugesi ka veel siin timmida. Siin on väga tore, siin on mugav, siin on avar. Ja see, et siin tagumist akent ei ole, sellest siin tagaistuses tegelikult absoluutselt aru ei saa. See on tõesti siin selline uhke ja luksuslik paik ja mõnusalt avar. Polestar 4 saab 2 erinevas versioonis. Odavam neist on siis long range single motor. Seal on üks elektrimootor, mis asub siis tagasillal ja käivitab tagarattaid. Ja see auto tuleb ka ühtlasi tavavedrustusega. Võimsust on tal 272 hobujõudu ja 0-100 kiirendus võtab aega 71 sekundit.
mis on okei tulemus, aga ei midagi märkimisväärset. Ja maksimaalseks ideaalset tingimustes sõiduulatuseks lubatakse 620 kilomeetrit. Nüüd, kui tahta vähe võimsamat versiooni, siis on saadaval long range dual mootor. Seal on juba 2 elektrimootorit, üks siis esiteljel, teine tagateljel ja kokku on hobujõude 544, 0-100, 3,8 sekundit. See on juba siuke väga sportlik ja väga tugev tulemus. Ja maksimaalseks sõiduulatuseks lubatakse siis nagu täiesti ideaalsetel tingimustel 590 kilomeetrit. Reaalne on pigem siuke 500 kilomeetrit ja talvel loomulikult tänu kõikidele soojendustele see pisut kahaneb. Ma olen temaga üksjagu sõitnud. Akut on järgi 64% ja lubab ikka veel 318 kilomeetrit sõiduulatust. Ja arvestades seda, et ma olen tegelikult nautinud kõiki neid soojendusi ja mugavusi, mis on ja ka seda head helisüsteemi kuulanud, siis on ikkagi üllatavalt palju seda akut järgi. See käiguvalits on siin võib-olla üsna sarnane näiteks Mercedes omale ja selle kasutusmugavus on ülihea. Ja tänu sellele, et siin autos on neid kaameraid ikkagi mustmiljon, siis see manööverdamine on temaga ülilihtne. On praegu vaja pikka maad tagurdada, kuigi mul pole tagumist akent, siis ma näen siit virtuaalsest peeglist ikkagi ikka sellest päris hästi tegelikult ei saa aru, kus sa paikned, nii et need ekraani peal olevad kaamerapildid on ikkagi märkimisväärselt paremad. Ja kusjuures seda rooli saad ka seadistada, et ehk siis kui kerge või kui jäik ta on, et seal on 3 erinevat varianti selleks. Iste on siin autos väga mugav, väga mõnus ja kui sul on ikkagi see napa pakett, siis saad seda istet päris ulatuslikult reguleerida. See rooli tagasiside muidugi on selline, nagu ta elektriautodel kipub olema, et mitte kõige parem, aga ka midagi nagu liiga dramaatilist ei saa öelda, et mõned on kurtnud, et võib-olla keskasendis on see rool natuke siuke arusaamatu, pead palju korrigeerima. Mina isiklikult siin nädalavahetusel sõites seda väga ei tajunud, aga vedrustus saab küll oma tööga väga hästi hakkama, nii et ta ei ole liiga jäik, ta ei ole liiga pehme, see kere ei kaldu nüüd ka nüüd ülemäära palju siin. Ja mis seal autos on põhiline, et siin sees on tegelikult väga-väga vaikne. Sinnamaani muidugi, kui seda Harman Kardonit laulma ei pane, aga üldiselt see auto on tõesti ülimõnusalt vaikne. Nii et tuulemüra on siin sees täpselt 0. Et ainsana võib-olla maanteesõidul pisut kuuleb seda lamellimüra, aga see on ka ikkagi siukene väga tagasihoidlik. Ja ütleme, kui sul see 2 mootoriga variant on, nagu see on, ehk siis see on sisuliselt kõikide maksimaalsete lisadega, mida Polestari 4-le võtta said, see 3,8 sekundit, ehk ühesõnaga nii kui sa seda pedaali siin parema jalal vajutad, siis ta läheb ikka kiiresti. Ja minu jaoks kõige huvitav oligi teada saada, et kuidas see auto talvistes tingimustes hakkama saab, siis ei ole midagi ette heita. Ainuke asi, millega peab arvestama, et siin tühimassi on ikkagi 2300 midagi kilogrammi, nii et pidurdusmaid pead jälgima, et ei tasu seda pidurdust libeda peal kõige viimasele sekundile ette. Aga kogu see auto olemus on ikkagi väga mõnus, et sõit on temaga hea, ta on mugav, ta on vaikne ja see vaiksus auto salongis, see on minu jaoks ongi üks siuke nagu primaarsemaid asju, et auto ei tohi olla siuke mürarikas, sest siis ta väsitab. Ja nüüd, kui selle ekraani juurde korra tagasi minna, see pilt on küll terav, see on hea, kasutusmugavus on üldiselt enam-vähem hea, aga tõesti endiselt väga kahju on, et see samane rullik, mis siin keskel on, et see võiks ikkagi seda multimeediasüsteemi ka kontrollida, siis oleks tema kasutus veel nagu lihtsam ja mõnusam. Et kui alguses see ekraan oli tõesti siuke menüü rägastik, milles mina ei suutnud orienteeruda, siis kui sa võtsid sellise veerand tundi istumise mõtlemisaega ja tegid endale selle menüü selgeks, siis tegelikult on päris lihtne kasutada. Ja mis on muidugi üllatav, et kui siin autol see tagumine aken puudub, siis ma ei ole hetkekski sellest puudust tundnud. Ehk sa tegelikult ei panegi tähele, et seda tagumisklaasi seal ei ole. Nii et võib-olla oli disaineritel õigus. Seda polegi sinna vaja. See auto tuleb tehases siis välja 3-aastase garantiiga ja akupakile on veel omakorda siis 8 aastat tehase garantiid. Ja nüüd, kui see auto siit Eestist ostes, näiteks EUS pakub talle lisarahast väga ulatusliku EUS Pro lisagarantiid, mis siis kehtib kuni 150 000 kilomeetri läbimiseni. Peab tunnistama, et algus ma olin selle Polestari osas ikkagi pigem skeptiline, kui ma teda pildi pealt vaatasin, aga niimoodi päris elus ja temaga sõites, siis mul on see auto hakanud päris meeldima. Et kui sul on ka huvi lähemalt tutvuda Polestariga ja vaadata, mis asi ta on, siis soovitan sealt EUS-i salongist läbi astuda.
Neil on hetkel kõik tootmises olevad mudelid koha peal olemas. Ja mis on veel muidugi näiteks eelis võrreldes Teslaga, siis hoolduse ja garantiitööde jaoks ei pea kuskil üle piiri sõitma, neid saab siin samas Eestis teha. Aga ta on lõpus auto. Ta on ikkagi kuidagi nauditav on see sõitmine. Näeb põnev välja. Varustust on metsikult ja ta on midagi sellist, mida sul naabrimehel ikkagi hoovis ei ole.